Täna varahommikul saabus Tallinna lennujaama esimene sats meie inimesi, kes olid Dubaisse lõksu jäänud, nende hulgas haruldast haigust põdev Sebastian koos vanematega, kes viibisid 4 kuud Dubais ravil. Samuti oli nende hulgas ka Daniel Levi Viinalass koos perega. Tänamatu tunne, siuke asi, mida on lihtne võtta iseenesestmõistetavana, aga nii hea on kodus tagasi olla, nii hea, kui on nii suur võrgustik sõpru, kes kõik palvetasid, toetasid samal ajal meie eest, et me oleme ütlemata tänulikud kõikidele, kes ja Välisministeeriumile ka, kes selle lennu meile korraldas, et siin on liiga palju inimesi, keda tänada, aga tõesti, et te teaksite, et kõik olete väga-väga kallid meile. Meil tühistati ära lend Eestisse Finnairi poolt. Finnair tühistas ära kõik lennud kuni hooaja lõpuni, lõpetasid oma asja varem ja sellest tulenevalt me pidime leidma teise lahenduse. Riigi hakkamasaamist kriisis hindab mees kõrgelt. Nad said hakkama, tegid endast parima, et seal oli inimesi, kes mulle tundub, et nad vist ei maganudki, et nad seal vastasid inimeste kirjadele öösel hilja ja vara hommikul, kui Eesti aja järgi kell 5 hakkab juba sealt ministeeriumi poolt inimestele vastuseid tulema ja kell 1 nad lõpetasid seal mingil hetkel, et nad tegid tööd. Suur tänu Eestile, kes aitas seda kõike korraldada ja tahaksin väga öelda suured tänusõnad Tiina Määrtmaa, et tema oli väga operatiivne vastas kell 12 öösel, kell 4 öösel, kell 6 hommikul. Põhimõtteliselt ma ei saa aru, kuidas see oli võimalik, aga jah, ta aitas korraldamisega kindlasti, et nii kiiresti, et ma kirjutasin öösel ja hommikul olid juba piletid. Täna jõudis Dubais tagasi ka meie kaitseminister, kellest on sotsiaalmeedias ringlemas pilavad karikatuurid kaameli seljas, viidates sellele, et kaitseministril oleks pidanud olema siseinfot sõja puhkemise kohta. Kui Dubai on nimetatud viimastel kümnenditel kogu aeg väga turvaliseks paigaks ja kui sa planeerid seda koolivahereisi pool aastat ette, siis sellisteks ootamatusteks, mis Iraan tegi seal, ega me ei ole keegi kunagi lõpuni valmis. Mul on hea meel, et eestlased on hakanud jõudma kodumaale. Mina sain ka täna koju, nii et esmaspäeval läheb tööpäev lahti ja jätkame tööd. Kaua te perega lõksus olite ja mis kaudu te siis täna tulite? Et ma saan aru, et see nüüd toimus mitte riigi raha eest, vaid teie oma vastutusel. Jah, see oli minu oma rahakotil ja eks ta oli päris kulukas reis, aga sellega tuli praegu arvestada, et sealt ära tulemiseks võimalusi väga palju ei olnud. Ma need liinilennud broneerisin ennem, kui riigi otsus tuli. Ma olin selle otsuse juures ise ka, nii et meie tulime üle kõigepealt vahemaandumisega Kairos ja siis Saksamaale ja siis koju, nii et üle 24 tunni oleme reisinud. Pevkuri sõnul jätkab riik võimaluste otsimise ja loomisega, et kõik eestlased, kes kodumaale naasemiseks abi vajavad, koju tuua.